on ka järel kuulatav, siis tahaks, et ilmselt saalis oleks üldselt vaikne ja loengupidaja saaks rahulikult rääkida. Kus see mikrofon siis on, kui on järel kuulatav? Kõik on seal. Et peaks siin seal nagu kaamera? Ei pea. Sina vabalt. Ei tasu lasta segada jah sellest. See on meie rahulikult. Ja ma mõrestasin eri kvaliteedi pärast, aga pidi olema hea. Okei oli jah, vaatasime teisi, mis juba toimunud loengud on. Siin on veel kaks kohta. Täna on üle. Kaks kohta siin vabalt. Aga siis nüüd ma tõesti alustan, kas ma panen ukse kinni või kuidas? Õhu pärast jätab lahti. Tere tulemast kõigile. Alustame siis Vabade kunstide teaduskonna professorite valimistega ja täna on siis kavas 3 väga head loengut suurepärastelt kunstnikelt. Esimesena peab oma loengu siis Ene-Liis Semper, kes on meile kõigile tuntud ja ka rahvusvaheliselt üks tuntumaid Eesti kunstnikke ja lavastuskunstnikke. Ta on lõpetanud sellesama akadeemia siin aastal 1995, siis ka teatri kunstialal või stenograafia alal ja 10 aastat hiljem, siis teinud 9 aastat hiljem meile kõigile tuttava NO teatri. Arvan, et ma väga pikalt tema tutvustamisega ei raiska aega, aga tahame ka seda öelda, et Ene-Liis on käinud 4 korral parima lavastuskunstniku preemia, hulgaliselt preemiaid kunstnikuna ja olnud ka nende esimeste seas, kes on Eestit siis Veneetsia biennaalil esitanud aastal 2021. Aga Ene-Liis, palun, tema loengu pealkiri on äärmiselt provokatiivne. Pealkirjad, et untitled. Tere, ma kõigepealt kontrollin, et kui ma räägin umbes nii, kas ma olen kuuldav. Et mul on alati see suurtele rahvamassidele esinemine on väga keeruline, seepärast, et ma ei ole tulnud sealt koolis, kus treenitakse inimesi kõnelema, siis lavakast. Ja siis teatris ka alati Tiit rääkis minu eest seepärast, et ma olin selline sosistaja tüüp, kes käis pigem kõrva rääkimas, kui nagu rääkis kõvema kuskil laia auditooriumis. Aga nüüd on see võimalus ja kohustus. Kes veel tulid? Kuulge, siin on veel toole. See tool on täiesti ebavajalik. Ma ei taha istuda. Ja siin on, ma näen veel üks toole. Äkki saate nüüd kasutada. Ja siin on üks mingi taburet, millel on väga oodati. Loengule jätsin selle niimoodi pealkirja panemata, sest ma arvan, et asjade pealkirjastamine ei ole võib-olla kõige tugevam külgkond eluaeg, sellepärast ka siis, kui ma näiteks olin veel videos tegev, siis minu tööd olid kas, kui oli teoses oli näha trepp, siis oli pealkiri trepp ja kui teoses oli näha uks, siis pealkiri oli uks. Et ma olen algusest peale tegelikult enda jaoks kuidagi püstitanud ilmselt selle küsimuse niimoodi, et ma veidikene umbusaldan seda verbaalset informatsiooni, mida me igapäevaselt just nagu kõige esmasel tasemel kõige rohkem jagame ja kõige rohkem mõistame. Sest mulle tundub, et kui panna nagu mingisugune väga selline täpne ja ülevaatlik ja korralik pealkiri, siis inimene, kes teosega ei ole veel tegelikult tuttav, haarab selle pealkirja esimesena ja siis ta tegelikult juba ette kitsendab võib-olla oma nagu võimet kohtuda mingisuguste tasanditega, mis võib-olla ilma selle verbaalse osata oleksid talle olnud nagu kergemini kätte saada. Ma olen alati nii siis oma selles videokunstis kui ka oma teatri loomingus tegelikult rohkem huvitunud nendest tasanditest, mis ei ole verbaalsed. Ja siis seega täna siis ka püüan rääkida nendest asjadest, mis minu jaoks on huvitavad ja mis ei ole verbaalsed. Teatris 99 püüdsime samamoodi aretada neid erinevate kunstivaldkondade kokkupuuteid, erinevate tähenduste kokkusaamisi erinevates materjalides. Kuidagi tundub niimoodi nii-öelda kokkuvõtlikult, et
Eesti teatris ka traditsiooniliselt on kaetud see nii-öelda sõnakunsti osa nagu väga ilusti ja korralikult, see traditsiooni näitekirjandus, mis on meil tänu, eks ole, ühelt poolt Venemaale, teiselt poolt Saksamaale väga nagu kättesaadav. Seda osatakse interpreteerida ja mängida ja tehakse korralikult, tehakse rikkalikult. Aga kuna mul oli õnn teatriga paralleelselt kuidagi hakata tegelema selle videokunstiga 90-ndatel ja siis sellega see 10 aastat erinevatel näitustel ringi liikudes kuidagi õppida ja näha, mida on võimalik teha installatsioonis, mida on juba tehtud videos, mida on juba tehtud teistes sellistes kaasaegsetes valdkondades, siis mind järjest rohkemaks nagu intrigeerima see sama asi, et kui me inimestena, mõistate, kui me inimestena tänaval käies kuidagi näeme hästi palju ja võtame vastu teisi inimesi kõigil tasanditel, ilma nendega sõnagi vahetamata, ilma nende nagu juttu pealt kuulamata, siis millegipärast niipea, kui me siseneme sellesse klassikalisse punaste toolidega ruumi, kus inimesed istuvad ja vaatavad kõik ühes suunas, siis nagu millegipärast kõige olulisemalt muutub see, et mida keegi ütleb. Et mis ta ütles seal laval praegu või mida ta nüüd ütleb või mida see üks tegelane teisele ütleb ja kõik muud nagu mingid väljendusvahendid ja vastuvõtu võimalused kuidagi lõigatakse ära. Hästi palju räägitakse sellest, et kas ta nagu ütleb usutavalt ja kas ta kuulab usutavalt ja kas see dialoog on kuidagi usutav. Ma seda ei hakka praegu üldse lahkama, ma räägin siis, ühesõnaga see on praegu nagu selleks, et te saaksite aru, eks ole, et miks ma praegu ei pealkirjasta oma loomingut ja miks ma üleüldse olen kunstnikuna kõndinud sinnapoole, kus ma siis olen kõndinud. Ma pean arvatavasti üheks oma kõige tugevamaks tööks, mis ma olen teatris teinud ühte lavastust, millel on ühesõnaga ma loomulikult pean jagama oma loomingusi veel kahte lahtrisse, et ühed asjad on siis need, mis ma olen ise kirjutanud, ise lavastanud, ise teinud. Teised asjad on need, mis ma olen kirjutanud koos Tiiduga ja ma olen koos lavastanud ja teinud. Ja siis on veel need asjad, mis on keegi teine kirjutanud, aga meie oleme neid interpreteerinud ja kuidagi teinud. Ja siis see tekst, millest ma tahtsin täna alustada, on siis väga huvitav, et see on üks teatri tekst. Peeter Vanke on Austria kirjanik. Tema teatri tekst eestikeelse pealkirjaga Tund, mil me üksteisest midagi ei teadnud. Eestis seda lavastatud minu teada ei ole. Ja see on väga keeruline materjal, sest et autoril on nagu minu geniaalne idee, et ta justkui vaatleb mingit linnaväljakut, et kogu tekst on antud ainult remarkidena. Remark teatri keeles tähendab seda, et kirjeldatakse, mis toimub, aga ei ole otsest kõnet. Kogu tükk on siis pandud kirja remargis, tegevuse kirjeldused, väga abstraktsed. Ma loen teile ühe lõigu, et kes te saate aru, mida ma sulle mõtlen, et väga abstraktne on. Ja miks ta minu jaoks oli nagu geniaalne väljakutse, või õigemini ma ise pakkusin selle Saksamaa Hamburgis ühele suurele teatrile välja, et see tundus nagu kõige võimsam võimalus, kõige võimsam, kõige suursugusem võimalus, kuidas panna ennast proovile sellesse just nimelt, et kõik need sõnadeta toimivad tasandid, eks ole, värvid, rütmid, mingisugused detailid ja nii edasi, et kuidas sellega anda edasi midagi, mida me tavalises elus justkui tajume, aga laval on, eks ole, tavaliselt pööratakse tähelepanu rohkem dialoogile. Loen teile selle Vanke tükist praegu ühe väikese katsi. See on päris algus nüüd. Lõpus läheb veel keerulisemaks, ma olen algusest väikse rakendin. Lage väljak heledas valguses, kõrgel selle kohal lennuk, 2-3 hetke pikkuselt lennukivari, siis taas varasem seisund. Keegi mundrikandja marsib ühelt poolt ruttu läbi ja tuleb juba jälle teiselt poolt tagasi, samuti jooksus ammul käed lillekimp koos sellega lühimad teed kadudes. Rulasõitja millegi kujuteldava ümber kurvi tehes, siis kohe oma asjanduse pealt maha hüpates lahkub mõnusalt, laud kaenla all vähe ühist varasema võilusutajaga. Ja vahetub jalamaid välja siluetiga mantlis ja kübaras, viimasest kui mööduda ta peast võtab ja aina tervitab ringi ratast, langeb aina kuuleti, et siis kübarast.
ja esimesest, kui ta selle niisamuti lahti nööbib, ragiseb aina kruusa ja liiva, lõpuks kortsatavad välja ka paar kivi. Seevastu märg on kuju, kes vahepeal käib juba hoopis teist rada üle väljaku, üdini märg, nagu võib-olla ainult laeva õnnetuse läbi teinu, kes loomas kõlvili ja enda alles pikka mööda pooliti jalule ajab ja mind siis juba pildist välja vaarab. Tema asemel käib nüüd üks noor naine, kes büroo kleidis käes kandikpaari kohvitassiga, tehes lühikese kaare üle väljaku, enne kui käänab sisse ühte tänavaist. Niisamuti möödub teises väljakulõigus üks tänavapühki oma harja ja kühvlimasinaga. Paus. Sisse kohvertab keegi, kes kannab pimedate prille ilma oma kepita, eksleb ringi ja jääb siis otse kui kadununa seisma, selle kui igal pool tema ümber valitseb episoodiline elevus, järsku ühe jooksja mööda trampimine, kes on juba kaua teel, keegi, kes kihutab mööda hullumeelsuses, pead üle õla ikka tagasi pöörates, jälitata nagu varas tema sabas olijas, kes talle rusikat näitab, keegi, kes esineb terrassikelnerina, võtab pudelil kapsli pealt, nipsutab kapsli üle väljaku ja lahkub, taas vanaid oma ostukäruga, peaaegu identse teise vanaidi saatel, ainult kärud on erinevad, ühtaegu keegi maastikurattal ikka sadulast üles kerkides, ühtaegu terve rühm, kes pikal sammul reisikotte liputades läheb üksteise järel üle väljaku, nagu mõnikord noorukid rongis ühest kupeest teise või meeskond bussist mänguväljakule teel olles. Ja ühtlasi keegi, kes käib ajalet ja lehitseb pilku tõstmata, tehes kaare, ümber otse kui kuulatava pimeda mehe väljaku keskel, kellel keegi nurga tagant välja tõtanud uus tulnud, nüüd tagantpoolt ümber kinni haarab ja käe alt kinni võttes nägu tema poole pööramata lahkub väljaku keskel, seejuures põhjalikult kombates raamatut, mille keegi talle pihku surus. Võtate aru, see on niimoodi, et sa loed pool lehekülge ja sa pead hakkama otsast peale, sest sa ei saa mitte midagi aru. See on selles täiesti geniaalne tekst, ta on välja prinditud praegu selles klassikalises on ju 12 on vist font on ju, 24 lehekülge. Ma lugesin seda mingi nädalaid tõesti, et saada nagu üldse nagu pihta, mida sellega nagu teha annaks. Ja nüüd on niimoodi, mida ma tahan nagu tõestada ja ma hakkan teile kohe kirjeldama, et kuidas ma seda tegin. Et põhimõtteliselt on niimoodi, et Hanke on kirjanik ja ta on poeetiline kirjanik. See remark, mille ta on kirja pannud, see tegevuse kirjeldus, see on tegelikult poeesia, siin ei ole mitte midagi pistmist sellega, milline see tulemus lõppkokkuvõttes peab olema. Ta annab sulle ainult mingisuguse impulsi. Selleks, et olema päris kindel selles, et kas seda on võimalik niimoodi teha, kuna Saksa kultuuriruumis on ikkagi väga kõvad autoriõigused. Me kirjutasime Hankele kirja, küsisime, et see tekst on kirjutatud nagu aastal 92. Et kas on võimalik seda interpreteerida siis nagu kaasaegses kontekstis, et kui me räägime linnaväljakust Euroopa kultuuriruumis, siis linnaväljaku pilt on ka nagu nende aastatega suhteliselt palju muutunud. Kas juba sellepärast, et ei ole enam kõik eurooplased, on väga palju erinevaid inimesi, kes on sisse rännanud ja nii edasi ja mingisugused situatsioonid, mida lavaliste vahenditega oleks võimalik kirjeldada, et need on ka tegelikult tänapäeval nagu võib-olla natuke teistsugused. Hanke kirjutas hästi armsasti meile vastu, ütles, et muidugi muutke ta isegi pani ikkagi lõpusesti, et don't try to please me, surprise me. Mis siis oli, et see ole kokkuvõtvalt, et me võisime suhteliselt vabad käed võtta ja tekitada, lähtudes sellest stiilist, kuidas ta nagu neid fragmente kirjanikuna välja pakub, võisime ka omalt poolt nagu erinevaid fragmente sinna omalt poolt juurde panna. Ja nüüd, mis on huvitav, saate aru, kuna Hanke kasutab kord keegi, eks ole, keegi, kes tuleb nii, keegi, kes tuleb naa, keegi sellega, keegi tollega, keegi jalgrattaga, keegi ostukäruga. Isegi kui võtleb vanaid, kaks identset vanaid, eks ole. No põhimõtteliselt, kui sa hakkad seda tegema, sa pead kohe ära defineerima, eks ole, et mida tähendab vanaid, eks ole, kes on vanaid, kui vana on vanaid, kuidas kaks identset vanaid on identsed, kuigi kaks erinevat inimest peavad neid ometigi laval kehastama, milles seisneb nende identsus ja kuidas need ohtupärud on siis ainsad need, mis neid eristavad. Või siis, kui on keegi, kes näiteks tuleb lillekimbuga, eks ole, kas ta jookseb matusele või pulma või on tal mingi muu eesmärk. Ühesõnaga, selle teose kõige geniaalsem aspekt on see, et see kõik sõltub ainult sellest, kuidas sa siis nagu reaalse selle koodi nagu üles ehitad. Et millised on riited, millised on värvid, millised on rütmid, millised on emotsioonid. Kõikidel tegelastel on ilmumiseks aega mingi, ma ei tea, 20 sekundit kuni maksimum mingi minut. Kõik käib lakkamatult ringi ratast, see Hanke teksti geniaalsus on ka selles, et siin on nagu umbes 600 inimest on kokku erinev. Mis tähendab seda, et
600 näitlejat ei ole olemas, isegi rikkas Saksa riigiteatris, eks, et põhimõtteliselt sa pead ikkagi umbes 40 inimesega selle ära tegema. Meil oli siis niimoodi, et me võtsime trupist, oli vist 24 inimest, siis oli 10 trupist oli 20 inimest, siis oli 4 tantsijat ja siis 10 ekstrat. Ekstrad on need, kes võetakse lihtsalt tänavalt, eks, et sa võib saada nagu tavalisi inimesi, kes parimal juhul sul kõnnib üle lava, et tee midagi nagu dramaatilist võivad. Ja valisime niimoodi, et trupist olid eurooplased, siis tantsijad olid kõik võetud julmalt siis teisest rassist, ehk siis üks oli brasiillane, üks oli aafriklane Togost, üks oli New Yorgist, üks mustanahaline naine ja üks oli, ma ei mäleta kus, ühesõnaga 4 tükki. Ja siis olid, kõik ekstrad olid Aasiast, eks olid jaapanlased, korealased, hiinlased, et saada nagu see pilt nagu hästi kirju, eks, et siis meil oli nagu mingisugune info oli juba sellel kulul, nagu mingi kood oli juba sel kulul olemas, et rahvaste nagu see edasi oli nagu väga lahe, mis võimaldas luua, kohe järgmisena hakkan rääkima, võimaldas luua väga huvitavaid olukordi, mis ei ole hanke kirjutatud, aga mis põhimõtteliselt olid nagu aastal 2015 olid nagu väga adekvaatsed. Siis on teine näitaja, mis on tegelikult õudselt ilus võimalus, räägin kogu sellest, mida saab ilma sõnaseta teha, et sa tegelikult saad nagu kasutada aega laval. Tead, see üldse aeg on nagu mingi põhiasi, millega nagu inimesed võiksid linda pista, et kuna aeg tegelikult selles ruumis, kus me nagu mingisugust etendust anname, alati liigub ühes suunas, eks ole. Ta põhimõtteliselt liigub, eks ole, saalis istuja jaoks ühes suunas, liigub ka laval oli ühes suunas. Tegevus, mida laval sooritatakse, inimesed loodetavasti seda jälgivad, kestab tavaliselt 2 tundi, 3 tundi, 4 tundi, et nagu 4 tundi me veedame tegelikult ühes ja samas mõttelises ruumis, aega tagasi me ei saa, neid 4 tundi tagasi me ei saa. Mida me saame teha, on laval selle 4 tunni jooksul tegelikult teha oluliselt nagu suuremaid ajalisi dimensionaalseid vihkeid, kui see 4 tundi reaalselt on, või 2 tundi. Antud juhul selle aasta oli 2 tundi. Mis tähendab seda, et see inimlik võime väga kiiresti salvestada mingit informatsiooni. Sa näed midagi, sa näed seda kordumas ja sa tunned selle ära. Isegi kui sa tuleb nagu mingi tunni aja pärast tagasi, sa ikkagi mäletad, et sa oled seda ikka näinud. Võimaldab hakata tegelikult ühte teatud nagu ajalist koodi üles ehitama. Meil oli näiteks niimoodi. Ma tahtsin teha alguses ühe ajalise sellise koodi nagu, et oleks nagu hommik. Mis tähendab seda, et esimesed 20 minutit kõik inimesed, kes üle lava käisid, see nii-öelda linnaväljak, mida hakkas kuidagi üles ehitama, olid hallid, hallides riietes, kõik erinevad võimalikud hallid toonid, aga mitte ühtegi värvi. Ja lavavunts oli ka hall. Põrand oli hall ja seal oli suur hall sein, hästi suur plokk, minu meelest 10 meetrit lai ja ma ei tea, 7 meetrit kõrge või midagi sellist. Ja tulemus on see, et kuna valgusega sai seda toetada, siis tekkis nagu selline nagu hall, hägune pilt mingitest tööle ruttavatest inimestest, keda sa nagu põhimõtteliselt eristada ainult selle järgi, kes on vanem, kes on noorem, kes liigub natuke kiirem, kes on natuke aeglasemalt, kellel on käes kott või portfell või raamat või mingi kohvitops või siis see lillekimp, aga isegi tuletõrjujad, kes on sisse kirjutatud, et mingi tuletõrje jookseb üle väljaku, mingi sõdur, isegi need olid nagu monokroomsed täiesti, tegime nagu eraldi neile riides, et nad oleksid täiesti hallid. Järgmine hetk on see, et saabus päev ja kõik läks nagu värviliseks. Ja põhimõtteliselt kordus see sama asi, samad tegelased, aga kõik riided olid äkitselt täpselt sama nagu kombinatsioon, eks ole, erinevatest riietusesemetest, aga kõik on värviline. Samad tuletõrjujad, samad mingid tudengid, kes enne tulid, olid nagu 2 tudengit meil nagu tegelased, kellel oli omavahel mingi suhe, et üks jäi natuke hiljaks ja teine otsustas kogu järele. Ja nii edasi, mingi naine, kes igatsevalt jalutas sealt ringi ja kohtus mingi mehega, kes kandis vedelit. Algus olid hallid, pärast oli see naine punases kleidis. Edasi värvidega oli mul selline rida veel, et punane on selline hea värv, hästi dramaatiline värv, et seda ma nagu ei tahtnud eriti raisata, tahtsin luua sellega mingi loo, et vaadake, kuidas saab inimese elu kirjeldada. Seal oli üks naine punases kleidis, tema oli ka ainuke naine punases kleidis, näitleja oli ka väga õnnelik, eks ole, öeldi talle, et ta on naine punases ja ta on ainuke, ta oli kohe hästi õnnelik. Iga kord, kui tuli naine punases, siis oli tema elus nagu mingi uus etapp, et alguses oli ta justkui väga üksik ja siis vahepeal käis ta seal suure kõhuga üle lava ja siis jällegi käis ta mingi kirjaga, eks ole, ja õht oli kadunud, ühesõnaga ta oli kogu aeg nagu midagi toimus. Ja siis mingil hetkel jõudsime sellisesse momenti, kus oli justkui pulm, et ühelt poolt oli nagu peigmees
alguses jooksid Pruut ja Peigmees üle lava, Pruut ajas Peigmees taga, ventilaator oli, loor lütas peast ära, kõik oli hästi tore, 10 sekundit jälle maksimum materjali nagu antud publikule. Järgmisel hetkel Pruut kadus, Peigmees jäi lavale, tuli teiselt poolt see punane naine, kellesse me kõik olime juba jõudnud ära armuda. Ja lihtsalt selgus, et ta ei olnudki nagu nii õnnelik selles, et ilmselgelt see oli tema vana Peigmees. Nende kahe inimese vaheline kohtumine ilma sõnadeta, nende reaktsioonid üksteisele näitasid seda, et neil on olnud vahepeal niisugune oma suhe, mis on ilmselt tänaseks lõppenud, kuna tegu ei olnud Pruudiga, eks ole, Pruut oli just vahetult enne laval. Ja selleks, et selle punase kleidi nagu allakäik ja häving oleks nagu lõplik, oli see selline, et pärast seda, kui punane kleit tuli lavale ja Peigmees teda pika pilguga vaatas ja kiirustas vastassuunas minema, siis tuli lavale veel 3 punast kleiti, kellel oli väga hea tuju. Ehk siis grupp naisi, kes irvitasid, itsitasid ja lõkerdasid ja läksid nagu põhimõtteliselt nagu üle, läbi ja mööda sellest ainsast punasest kangelannast, kes seal varem oli olnud ja hävitasid ta totaalselt sellega, eks. Ja edaspidi nägime me teda ainult siis nagu katkisena, kurnatuna ja kurvana ja ta ei saanud kunagi tagasi oma seda positsiooni, mis tal oli alguses meie kujutuses, eks ole, kus ta oli ainult punane. Mis on minu meelest nagu õudselt lahe, et mulle väga meeldis see, kui lihtsal kujul oli võimalik tegelikult seda nagu jälle niisugune 15-20 sekundiga seda digipõlist naiselikku konkurentsi ja ühte selle mõnusalt ära tegemist kuidagi edasi anda. Jätame siinkohal kõrvale feministliku diskursuse, see oli nagu üks teine kontekst. Siis edasi, värviga jah, siis on niimoodi, et see linnaruum, eks ole, pärast seda hommikust tööle rutamist, me kehtestasime just nagu selle tööle ruttamise mingite rütmidega, päris palju tegelesime liikumisega, et nagu mingisugused kiirused ja asjad, kes kui kiiresti kõnnib, kes kuidas kõnnib, kes millise toonusega kõnnib. Näiteks tegid lõputult tööd mingite emotsioonidega, et kuidas kellelgi on mingil hetkel hea tuju, halb tuju, need olid nii lühikesed ilmumised, nad pidid suutma nagu ühest hetkest teise nagu ennast hästi palju muuta. Aga sealt edasi hakkasid määrama mingid sellist huvitavad asjad, et nagu ma ütlen aeg, et sa võid ka alati küsida, et kelle jaoks aeg, mis kontekstis nagu kellegi jaoks aeg. Meil olid paralleeltegevused olid nii, et näiteks kui oli kellegi kulm, eks ole, seal vahepeal oli see üksilduse stseen, siis tegelikult käisid seal vahepealt läbi mingisugused jooksjad, jooksid läbi mingid tervisejooksed, jõudsime sinna vahele pikkida selle, kuidas tuli 3 valget jooksjat ja 1 must jooksja ja loomulikult nad jooksid väga erinevalt. Must jooksid kõvasti paremini kui valged, väga ilusa liigutusega. Valged olid sellised korralikud pekised saksa näitlejadena. See andis kohe nagu selle esimese nagu konkurentsi, sealt edasi oli nagu 10 minutit hiljem oli üks väike lühike kokkusaamine, kus ühelt poolt tuleb valge koristaja vanamalt lapiga, teiselt poolt tuleb väga ilus must mees, koristab 2 korda kiiremini, tantsib ka koristamise ajal. Valge vanamalt saaks ta sellise sõrmeringutusega sinna samustasegi kohta, aga kuna valge läks lavalt ära, kuna ta vihastas, siis must võttis ja tantsis pärast nagu mõlema mopiga ja ei olnud nagu midagi häda. Et see nagu vaikselt imbus nagu sisse, see, kuidas need erinevad kultuurid nagu konkureerivad ja segunevad, kuni lõpuks siis nagu teise lavatunni keskel oli selline episood, mis on ka Antel siis kirjutatud, et temal on üks lause see, et me tegime seda mingi 20 minutit, et äkki on kõik nagu vanad ja siis äkki jälle nagu ei ole. Ja tegimegi nii, et kõik tegelased, siis kõik need 20 näitlejad, kes meil olid grimeeritud vanadeks ja me tegime terve sellise vanadekodu hetke, kus siis ka need, nagu, kes olid varem olnud mingi ametimehe peal, nagu see oli näiteks 2 postimeest, kes meil kohtusid nagu need saksa mingite toredate kollaste postilöni jalgratastega. Et üks oli hästi vana ja ei jaksanud enam jalgrattaga sõita, lükkas ta jalgratast enda käe kõrval seal samas vanadekodus ja siis endine Pruut on ju ei tundnud enam oma loori ära ja kuidagi lihtsalt nässerdas seda mõttetult nõuda põrandat nagu jalaga enda ees lükates. Et kõik need tegelased olid nagu vanast saanud, aga siis äkki tekkis ka see variant, et kuna alati huvitav mingi kontrast, siis teeme sisse ühe noore filmirežissööri, kes istus nii-öelda klassikalises režissööritoolis ja oma assistendiga vaatles neid vana inimesi justkui sooviks nagu nende käest midagi teada saada ja küsida või neid filmida või kasutada mingis oma loomingus. Ja valis välja 3 vanurit ja siis nende 3 vanuriga toimus siis järgmine areng, et igaüks pidi siis nagu eraldi mingi kätte plaksu peale hakkama midagi tegema. Vanurid eeldasid, et neid soovitakse, et nad nagu avaldaksid ennast, ehk siis nagu avaksid ennast, ehk siis võtaksid natuke riideid vähemaks.
ühel vanamehel oli mantli alla niimoodi kokku kägatatult pakitud selle nimi on Dirndl, see on Tirooli rahvarõivas nagu see stiilus selline trappidega mingi Alfi inimeste siuke kleit on ju. Mille kohta minu legend oli see, et see on ta naise oma ja ta kannab seda lihtsalt mälestuseks on ju, et see ei ole nagu tingimata mingi trääp või 85 aastane. Siis üks vanamees ei saanudki oma püksi alast ära, sest ta oli liiga paks, eks ole, ja nagu saadeti lavalt minema hästi pettunud. Ja siis üks oli hästi selline tõesti vana, jube lahe näitleja, kes oli hästi kõhetu ja me panime talle selga sellise lilla trikotaažist naiste pesu, siukse lavendellilla, et tema oli siis nagu selle režissööri ootuste kõrgus oli, kes siis nagu tahtis saada nagu midagi huvitavat ja sai midagi huvitavat, et siis sai selle rauga, kes püüdis ikka veel olla tasemel ja kuidagi ennast liigutada mingi sõrme nipsutamise saatel. Ja siis samal hetkel, kui see vanamees seal piilmes selle režissööri käest, siis tegelikult tuli nagu paremalt poolt meie tahtel siis nagu üks hästi ilus Brasiilia tantsija, kellel olid ka samamoodi bikiinid, aga kuna ta oli nii-öelda karnevalimees, kellel olid suled peas, eks ole, siis nende kahe nagu meeste rahva omavaheline konkurents oli nagu nii ilmselge ja selle brasiillase üleolek oli nii vanuselises kui ka muus mõttes nagu nii suur. Et sellest sai kõige kurvemaid nagu kokkupuuteid, mis sul võib üldse olla laval nagu kahe inimese vahel. Ja siis oligi, et see nagu see personaalne aeg, eks ole, et kes vananeb ja sureb, kes on nagu noor ja sünnib uuesti, kuidas mingid põlvkonnad vahetuvad, see nagu oli kogu aeg nagu läbi. Samamoodi nagu muu hulgas, et kui meil oli seal vahepeal niisugune nii-öelda kontori inimeste tööle minek, eks ole, siis õnnestus seal mitu asja teha, et vahepeal kõndisid sealt läbi need niinimetatud ISISe mehed, kellel olid mustad kapuutsid peas ja nende ees oli oranžide tunkedega inimene, eks ole, kellel lihtsalt oldi kätt õla peal, lihtsalt kõndisid läbi. Ja sellega oli nagu kõik öeldud, sest et mina ei tea, minul oli see automaatselt selle pildi ette, eks ole, nendest, hästi palju oli tol perioodil neid fotosid, eks ole, et kellelgi hoitakse kätt õla peal ja pildistatakse ja järgmisel hetkel sa näed seda, et tal ei ole enam pead otsas, eks, et vaata nad lõikasid päris mitmel inimesel veel nagu kaamera käes pea maha, see oli nagu see terrorismi nagu pealetund. Ja täpselt samamoodi oranž viis meid järgmisesse värvi nagu sellesse connectionisse või ühendusse, et kui need oranži tüübi nagu karjatajad läksid ühes suunas, siis teiselt poolt tulid vastu kaks Tiibeti laamat, väga rahulikult oma nende tohutu uhkete peakatetega, kes kõndisid nagu nii tseniliselt, nagu nad ikka kõnnivad, selles mõttes, et see, et keegi sureb ja see, et keegi kõnnib ja see, et keegi on vana ja see, et keegi on noor, see on lihtsalt paratamatu. Ja see annab võimaluse tegelikult nii huvitavaid nagu niisuguseid nagu kokkupuuteid teha laval, et see, ma räägin veel kord, see ajakasutus nagu teatis on ju alati niimoodi, et tegelikult mingi stseeni kehtestamine kestab sul 10 minutit, stseeni mängimine kestab veel 15 minutit, see on kohutav. Mina väidan, et me haarame nii palju erinevaid momente, detaile, kordusi, rütme oma tavalises maailmas, et me põhimõtteliselt on võimeldud haarama täpselt seda sama ka teatris või ükskõik millises kunstivaldkonnas, nagu galeriis, eks ole, kontserdil. Tavaliselt lihtsalt kuidagi see töö tegemise, kuidas öelda, ambitsioon on nagu teha natuke lõbemalt ja mitte nii palju detaile sinna panna, sest iga detail tuleb välja töötada. Et me otsustasime tol hetkel nagu maksimumi panna ja siis saigi hästi palju detaile. Mida ma veel tahtsin kirjeldada, et sellised huvitavad tsitaadid tekkisid, et see inimkond nagu läks seal tööle, siis vahepeal oli natuke nagu retro-stiilis mingi pulm, kus joonistusid välja mingid suhted, kes jäi üksi ja kellel oli paariline ja kes proovis vahepealt astuda, aga ei suutnud ja kes oli suutis. Siis edasi olid jõulud, kus oli nagu selline ideaalne olukord, kus sa saad nagu joonistada välja teisel tasandil, et nagu seda üksildust, eks ole, et üks naine ootas kommikaabiga õigus väljakut ja tema ümber käis kogu aeg tegevust, ootas 10 minutit järjest. See oli kõige pikem lava liibimine kogu selle aja jooksul ja tema juurde ei tulnudki lõpuks keegi. Aga kõik ümberringi, eks ole, need samad inimesed, eks ole, seal, kes olid varem juba läinud tööle, tulid siis jõulupuuskedega ja kilgikarpidega ja ostukottidega ja nii edasi. 2 tudengit, kes enne olid juba meile tuttavaks saanud kahe varasema ilmumisega A5 sekundit üks ilmumine, aga sa tunned nad ära, olid sellisesse arengujärku jõudnud, et ühest oli saanud kerjus ja teine tuli selle asemel, et talle raha anda, sülitas talle kohvinäkku ja läks minema. Siis
kõige lõpuks nagu ikkagi jõulude ajal tuli Sant Nikolaus, kes on siis see kohalik jõuluvana, mitte siis Santa Claus, kes on Ameerikas, vaid see ilusa sellise paavsti taolise mütsiga. Ja sellega tegime sellise triki, et kuna Holland on teatavasti maailmas väga pikalt on toimunud nagu vaidlus selle üle, et kas nagu Must Peeter, kes on nagu Sant Nikolause nagu nii-öelda parem käsi ja abiline, tohib olla ikka Must Peeter või ei tohi olla Must Peeter. 2011 või 2013 käis see vaidlus hästi kõvasti ja siis 2013 oli vahepeal mingi hetk, kus nad kehtestasid selge reegli, et ei tohi olla musta Peetrit, ehk siis nagu blackfacing on absoluutselt kategooriliselt keelatud, eks. Et see solvab kõiki uusi hollandlasi, kes on sisse kolinud ja see nagu kehtestab niisuguse ebavõrdsuse. Ja väga traditsioonilised inimesed nüüd ütlesid, et me oleme lapsepõlvest saadik harjunud, et miks nüüd Must Peeter äkki nii kuri ja paha on, aga see keelati ära. Aga selleks, et olla nagu vabameelne ja liberaalne, et on lubatud kõik teised Peetrid, nagu et roheline Peeter on lubatud ja lilla Peeter on lubatud ja sinine Peeter on lubatud. Ja ma tõepoolest tehes kogu seda materjali kogumist selle lavaste jaoks, siis tegelikult ma vaatasin pilte ja arvan, see oligi selline olukord, et nad siis tõesti ükskord katsetasid, eks ole, päris õudne oli see roheline Peeter nagu tremp. Lilla Peeter oli väga hea välja, ta oligi välja nagu tõest kaablit joonud enne. Et see nagu jäi soiku neil, see just ei läinud läbi, see nagu uute Peetrite leiutamine. Aga me tegime üks seenikese selle peale, üks aastaeg tuli see Püha Nikolaus kohale ja tema juurde tekkis kohe selline armas rivi nagu turistidest, ostukottidega ja kõikidest nendest arvutest inimestest jõulukuuskedega, kes nagu tahtsid tema käest seda kingitust või õnnistust või asja saada. Ja saba lõpus oli 2 musta tantsijat, kes olid ka oma kingikottidega ja rõõmsad siuksed nagu heal järjel, mitte kuidagi vaesed. Ja siis aga vaene Must Peeter, kes seal oli, ei näinud nagu, et nad seal saba lõpus on ja siis tema tegi ikkagi oma nalja edasi, et ta seal väga lahedasti kargles ja tegi nagu veidike siukseid abilikke häälitsusi ja viirutas kõigile oma vitsakimbuga. Ja siis kui lõpuks kui kohtusid, siis Must Peeter keeras ka ennast parajasti sel hetkel nagu kavalasti teise suunda, et ta ei näinud, eks ole, et kes tal järgmised nii-öelda kliendid on. Ja kui need 2 tükki kohtusid või noh siis nagu 3 inimest, et kahelt poolt olid need nagu üks New Yorgi tantsija ja üks, eks ole, Togo tantsija ja valgenahaline saksa netle, kes oli mustaks värvitud, siis õudselt lahe oli just see, et mida inimene teeb, kes satub piinlikku olukorda, ehk siis Must Peeter antud juhul. Ta püüdis näidata neile, ta teab, et neil läheb väga halvasti. Ehk siis ta tegi seda, et ta kõigepealt näitas neile, et ta respekteerib seda, et mustad mehed on alati spordis ja seksis paremad kui valged ja väljendas seda žestidega. Näitas, kui pikk neil on ja kui ägedad nad on, mille peale need mustad inimesed, kes olid väga viisakad riides, hakkasid lihtsalt naerma. Siis järgmisena ta väljendas seda, et nad on kindlasti pagulastest kuulnud või on äkki isegi pagulasi näinud, on ise pagulased, et siis nagu viskus põrandale näitas, kuidas nad ujuvad pikki kilomeetreid ja upuvad, eks. Ja siis kolmas oli, mida ta näitas, oli see, et ta tiris üles oma selle ajaloolise Musta Peetri kostüümi, tõmbas kõhu sisse ja näitas, kui näljas nad on eluaeg olnud ja ta tunneb neile kaasa. Mis läks nii piinlikuks, et no mustad elutasid lõpuks minema, eks ole, aga ega nad sellepärast nagu ei lahkunud sellest lavastusest, et nad ikkagi naasesid nagu järgmine kord uudes rollides. Et selle stseeni üle nagu pärast teatris oli väga kõva poleemika, eks ole, et noh, tegelikult on see, et nagu me teame Euroopa kultuuriruumis nagu blackfacing on ilmselt keelatud, eks ole, et üheski teatris tegelikult ei tohi enam värvida inimese nagu mustaks. Ma räägin kohe järgmisest tükist veel, kui ma jõuan, kus oli see sama probleem. Aga selles hetkes nagu kõik leidsid, et see on õigustatud ja lubatud ja me pääsesime nagu üle selle kohutava nagu selle formaalse nagu, kas öelda, pilu, eks ole, mida üritatakse paaniliselt tekitada, et keegi ei solvuks. Siis edasi asiaatidega läks meil niimoodi, et nemad olid alguses turistid, siis nad olid töölerutajad ja vahepeal oli selline hetk, kus oli selline unenäoline stseen, kus nad lükkasid nagu lõputus rivis mingisugused hästi õudseid suuri kaste, noh, umbes nagu mingisugune lõputu mingi masinamärk, et eespool toimus mingi muu tegevus, tagapool nagu Aasia pingutus kuidagi kehtestus hästi nagu tugevalt. Ja jõudsime tüüki lõpuks, siis on nagu, ma nüüd püüan kuidagi otsa, noh, ma võin üks 5 tundi sellest rääkida. Püüan otsa kokku tõmmata sellega, et Hankel endal oli nagu selline mõte 91. aastal, kui ta kirjutas, et kõige lõpus peaks lavale ilmuma vaatajad, et noh, et saalist tuleb esimene inimene, liitub näitajatega lavastas teine, siis kolmas, siis 4. Mis tundus kohutavalt
kuidas ma ütlen, noh, so 90s on, et nagu ära tehtud juba või noh, kõik need nagu mingisugused publiku ja näitlejate segunemised ja mingi interaktsioonid, need on nagu nii kuidagi igavad. Ja selleks, et see kaanon oleks ka täidetud, et publiku poolt tuleb mingisugune signaal, leidsime publikul ka 18 meeskoorilauljat. Ja siis nagu esimesest poolest tunnist alates hakkasid nagu ükshaaval laulma, kõige tavaliselt 2 kontratenorit, et kõigepealt laulis seal taga 1 kontratenor mingil hetkel, publik ei saanud aru, kus see tuleb, siis teine, siis vahepeal, eks ole, hakkasid veel mingid, siis tuli mingisugune hetk, kus nad hakkasid nagu kogu lavastusele laulma nagu koraali taustaks. Sellest seinast, mis meil laval oli, sai vahepeal nutumüür ja siis, kuna me tegime nii, et sein pöördus ja seal taga oli 20 palvetavat juuti, eks ole, pöördus uuesti, oli hoopis teine kontekst, olid mingid NATO sõdurid. NATO sõduritest said need samad pulmakülalised, keda me olime korra juba näinud ja siis toimus mingisugune lille ja seksrevolutsioon ja kõik loopisid oma riideid rõõmsalt seljast ära. Siis oli väga tore, kui nad olid oma riided seljast ära loopinud, siis sisenes teiselt poolt ka lastinimite riigi, aga nad olid pagulased, kes lükkasid enda ees mingisuguseid kohutavaid kaubakärusid ja prügikotte. Ühesõnaga eesmärk oli jah see, et lõpuks pidi justkui jõudma korraks nagu selle puudutuse ära teha, et nagu korraks nagu mingi paradiisi moodi asi ka või no midagi kuskilt. Ja me tegime seda niimoodi, et me kasvatasime selle pinge nagu nii kaugele, et nagu inimesed nagu erinevatel põhjustel võtsid riided ära, üritasid vahepeal ikka veel tööl käia, kuigi neil ei olnud enam mitte midagi seljas, need kohvrid ja elanud, eks ole, ja need mingisugused aksessuaarid ja elanud. Ja siis mingil hetkel see sein läks pooleks, ja siis tekkis selline suur seina sees oli tohutu valguspilu, kust need üksikud alastinimid hakkas nagu läbi tulema. Ja see oli siis nüüd üks kord, kus Saksa teatri intendant ütles, et sel korral ma näen, et see on õigustatud, et tohib küll paljaks võtta. Et see nagu, Saksa teatri alastus hästi selline nagu, ta ei ole ammu tabuteema, vaid seal on igast tükis praktiliselt võtab keegi püksid maha, aga et ta oli nagu, oli hämmastavalt nagu ilus. Ja see sein avaneski meil ainult hetkeks ja siis sulgus uuesti. Ja lauale jäid need põhjad, need asiaadid, kes tööle läksid. Aga see laulukoor oli kõige ilusam hetk oli lõpus, et kui see kõik oli nagu läbi, see 2 tundi nagu sai läbi ja kõik need pildid ja mingisugused kindistused ja tähendused ja värvid ja rütmid ja detailid olid nagu inimeste silmest läbi jooksnud, siis need inimesed saalis hakkasid, kes olid laulnud see laulukoor, laulsid ilma sõnadeta ühte Arvo Pärdi seda koraali. Ja siis hakkasid ükshaaval püsti tõusma ja siis kõige lahedam oli näha seda, et see olid need kõige tavalisemad, kuna see oli amatöörkoor, eks ole, neil ei olnud tegelikult mingi professionaalset kostüüme, nad olid oma riietega kogu aeg. Nagu sellised tavalised, armsad saksa mehed, nagu erinevas vanuses. Osad olid noored, osad olid vanad, osad olid keskjalised, osad olid päris vanad. Et selline kokkupuutepunkt. Kas 40 mitu täis või? Ma pean ühe asjale rääkima. Tahtsin Blackfacingu kontekstis me tegime Pygmalioni, see on nii tore tekst, Bernard Shaw, My Fair Lady, ehk mu Fair Lady on see sama materjal, teate küll, et 2 sihukest tarka üleharitud meest korjavad tänavalt üles ilusa lilleni ja kiitavast teda on võimalik õpetada. Tegime vastupidise, tegime niimoodi, et 2 Euroopa naist keskealised, et meil oli Higgins ja Dickens olid saksa tädid, korjavad üles väikese poisi lootusega teda kodustada. Alguses tahtsime musta poissi, ühtegi professionaalset musta näitlejat ei olnud saksa teatris, keda oleks saanud kasutada, siis rääkisime Blackfacingust, see keelati ära. Ja siis oli lõpuks niimoodi, et oli siis lihtsalt Belgia näitleja mängis, kellel öeldi, et vaatamalt sellele, et on 10 aastat Saksamaal töötanud, on nagu nii kõva aktsent ikka veel, et sakslane tunneb eksimatult ära, ta ei ole oma. Siis kasutasime teda nii-öelda võõramaalasena, keda püütakse kodustada ja siis jube lahe oli see, et ma ei ole elus näinud, kuidas üks mingi detail võib saada nagu nii tohutu dramaatilise episoodi käivitajaks. Et see on väga hea näide selles kontekstis. Ta saabus lavale, tunnesin selles ülikonnas nagu ikka normaalne mees. Aga kuna tekst on see, et vaata, ta on jube räpane, kus me teda pesta saame, viime siia, peseme ära. Kõik on nagu Bernard Shaw tekst, nii nagu ta on, me teksti ei muutnud.
siis 2 tädi viisid ta eeltaval vanni, panid ta vanni seisma, vaatasid sellele, et tal oli selline äriülikond seljas ja lipp sees, eks ole, ja pesid ta nagu korralikult vahu ja seebi ja kogu selle väga puhtalt, sest kuna ülikond, eks ole, vaatas loomulikult oma nagu tõsiseltvõetavuse, siis varem või hiljem ta selle seljast ära võtma, ja kui ta selle seljast ära võttis, nad andsid talle asemele roosa kleidi. Sest seal oligi niimoodi, et kõigil teistel olid roosad kleidid, tema oli ainuke, kes oli alguses ülikonnaga. Roosad kleidid, lillad kleidid, helesinised kleidid, selline üsna läila, mingi pastelltoonides nagu selline kamp. Et teda siis treeniti nagu teed jooma ja istuma ja raamatut lugema ja nii edasi, et tegime seal siuksed nagu stiliseeritud koreograafilised vahenumbrid. Aga show järgi on üks väga vinge stseen on see, kus Eliza ehk siis see lilleneiu, eks ole, ehk siis meie poiss on ja kus ta tegelikult nagu vihastab ja ütleb, et te tahtsite mind ainult ära kasutada ja teil oli vaja ainult lõbutseda ja tegelikult minust üldse ei oli ja minu tulevik teil ei lähe korda ja ma võin küll tänavale tagasi minna, kui teie kihlved on läbi. Ja see Belgia näitleja mängis seda niimoodi, et ta võttis kleidi seljast ära ja tegelikult tekstiraamatugi täpselt nii käibki, et ta küsib seda, et kelle kleit see on siis või noh, kelle see on, teie või minu, et on see minu oma nüüd või ma pean selle tagasi andma. Ja sealt aru ta oli nagu noor mees, eks. Higginsit mängis naine vanuses 55 või midagi veel rohkem. Noor mees võttis kleidi ära, seal oli alasti noor mees, kellel oli käes roosa kleit ja ta küsis selle naisterahva käest, et kelle kleit see on, sinu või minu. Ja kui naine tegi selle vea, et ta sillutus käed see kleit tagasi saada, sest ta seda tagasi muidugi ei saanud, siis tekkis väga ebameeldiv situatsioon, kus mida rohkem see daam püüdis seda kleiti tagasi saada, seda rohkem seda tagasi ei saanud ja siis ta läks nii vihaseks lõpuks, et tahaks seda meest taga ajama, mis oli eriti alatu, sest mees jooksis kiiremini. See oli nii piinlik ja valus. Aga kui nüüd tagasi vaadata sellesse hetkel, kus nad teda pesid käsnaga ja vahuga alguses ja tal oli ülikond seljas, siis see oli juba teenitud. Ehk siis see oli väga kummaline, et me jõudsime, ja see oli päris mitu aastat enne seda, kui Me Too ja üldse seda olid. Et ma tahan öelda, et minu arust see on nagu lõputu, minu silmis on see täiesti lõputu, see nagu erinevate kombinatsioonid, erinevate elementide kombinatsioonide nagu lõikumine ja nende uuesti mõtestamine ja erinevate tähendusväljade nagu ühte ja samasse ajahetke kokku toomine. Seda võib lõputult arutada, seda võib lõputult katsetada ja vaataja võtab kõik vastu. See on nagu galeriis võtab kõik vastu, teatris võtab kõik vastu, kinos võtab kõik vastu. Et ma tahan seda öelda, et kogu aeg me räägime sellest, et kuidas keegi midagi ütles ja loomulikult meil on järjest vähem aega lugeda ja korralikult midagi öelda ja siis me tuleme pealkirju ja need pealkirjad ütlevad kõik ära. Mul on sellest vastu just täitsa koogel, mina nagu pealkirjades ei ole väga kõva, nagu ma juba ütlesin. Mind huvitab tegelikult see, mis on seal kõik need muud tasandid, mida verbaalselt ei saa väljendada. Ja siis sinna lõppu võib see sõnaga tulla, kui on vaja. Et kui ma olen praegu ajast üle läinud, siis ma seda lühidalt öeldes seda ma tahtsin. Suur aitäh, Ene-Liis. Nüüd on siis see, kus me saame küsimusi küsida, et väga mõnus oli sind kuulata. Tõesti see... No ma olin ettevalmised, ma räägin 3 korda nii palju, et ma muidugi proovinud rääkida. Loodame, et on veel võimalusi sind kuulata, huvitavaid katkendeid ja väga Alus on tõesti tajuda seda, mida sinu loomika kunstniku hästi palju edasi annab, et see tinglik lava ja reaalsus on nagu väga seotud ja kohti vahetavad. Et sama Schwarze Tiiti Musta Peetri näide, kes ühiskond ise loob selliseid teatraalseid hetki ja teatraalseid kujundusi, mida võib-olla siis seal lavas saab hoopiski analüüsida teisel moel, et see on väga põnev. Mul endale tuli meelde üks näide väga algelisest lavast, et üks Soome tuttav rääkis, kuidas nende lasteaias, kus oli palju kristlaste kõrval palju moslemi lapsi, otsustati teha jõulusõim niimoodi, et sinna ei panda mitte väike Kristus sisse, sest et see oleks võib-olla solvav nendele moslemi lastele, vaid hoopis pika aruteludega otsustasid sinna panna hüües. Selles mõttes, et sellest rohelisest reekilood, siis Schwarzeneggi huumeldab et väga huvitavad avad, kes niimoodi tegivad päris ühiskonna mingisuguste arengute baasil. No meil oli väga tore see, et selline üks mul lemmikkunstnik, Tšinka Šonibor on see, kes on aafriklane Londonis elab, eks ole, et kes teeb vaata neid Aafrika mustritega
viktoriaanlikke kostüüme, neid hästi vähedaid nagu installatsioone. Ma ei saanud jätta teda tsiteerimata, kui meil olid tantsijad olemas, siis sel hetkel, kui kogu eurooplaste kamp koperdas kepi najal ja olid hästi annetud ja ädised, siis ikkagi need kaks nendes väga ilusates Aafrika krinoliinides tüüpi tantsid läbi ja nende üleolek oli nagu mäekõrgune. Niisugused asju on hästi lihtsasti võimalik teha, kui sa tead, mida sa tegelikult öelda. Minu kõige hullem on just sellega, et ei sageli ei julgeta nagu öelda seda, mida peaks ütlema või ei taheta ilmselt öelda. Ja teine on see, et tegelikult ühel hetkel tuleb öelda ühte ja järgmisel hetkel tuleb öelda hoopis midagi muud, siis on huvitav. Et ei tasu aega raisku lasta. Tõesti nõus. Kuna meil on aega natukene vähemaks selle küsimus, kas ma kohe küsin ka saalilt, kas on tekkinud küsimusi? Kui ei ole tekkinud küsimusi, siis ma mõelda, mina küsin seda, et kuidas sina ise ennast sellise kunstnikuna, aga lava või materjali kasutava kunstnikuna nagu tunned, et kas mis on see poliitiline aspekt, et kas laval, see lavateatrit on teinud, kas see lava suudab ikkagi ühiskonda päriselt ka kuidagi mõjutada? Sa ma arvan, et sa muidugi usud seda. Idealism, ütle lavale, see kõmiseb kui kõu, eks. No igast asju saab teha põhimõtteliselt, vaatasime siin tudengitega mingit Banksy videot just teile, kus alatult võttis kuskilt plaadivoodidest omal ajal mingisugused selle päris, kes see on see? Jah, tema need esimese plaadi, eks ole, 500 koopiat ostis, kodus retsis ära, tegi neile sloganid sisse ja tegi uued sõnumid hoopis, kui nimes ja kõik on, mida päris teeb ja siis pani poodidesse tagasi ja lasi neid osta uuesti. Et see, ma ütleks, on kasutu armas selline keemikas ühiskondlik aktsioon, mis võiks juba olla ühiskondlik kunsti mõjuga, et nagu jah, see ühiskondlik kunst on nagu kõik kriitilised seoses, ta nagu poliitiline kunst väga sageli jääb lihtsalt kuivaks, eks ole, ta jääb jutu tasandile, ta ei ole nagu mängulisest, et kui ta mänguline ei ole, siis ta on igav, et ta on tegelikult ohutu. Illustratsioon millegi. Ta on nagu samal tasemel, kus poliitikud ise võimlevad, aga poliitikute positsioon on oluliselt tugevam selles kontekstis. Et mina arvan, et jah, teater võib teha igast asju, aga ta peab nagu selleks kolima kuskilt oma sellest turvatsoonist nagu väljapoole. Ja alati tasub mängida nende asjadega, mida kikutakse võtma tõsiselt. Siis ma veel ütleks seda, et sa alustasid oma kõnelust sellega, et see verbaalsus ei ole sinu jaoks põhiinfo koht või ei ole nagu see põhiasi, see ei ole sinu keel. Aga siis ma lähen nagu niimoodi sujuvalt siit kooli keskkonda, et järelikult sa suudad siis näed, et seda scenograafiat või mis iganes see lavakunsti, kuidas sa soovid seda formatida professorina, kui sa näed, et keel ei ole siin kuidagi takistuseks, kas sa kujutad ette, et näiteks see õppekava võiks minna ka paralleelselt inglise keelseks? Jah ja ei. Jah, ma töötan loomulikult inglise keeles juba aastaid, kui ma teen aastas väljaspool Eestit. Teine see on see, et mingitest asjadest, eriti mis puudutavad kõike seda, millest ei saa rääkida, aga sa ikkagi pead rääkima, on muidugi emakeeles parem rääkida. Need nüansid võivad muutuda nagu, eriti ka erinevatest kultuuriruumidest päritavatel inimestel, eks ole, võivad muutuda nüansid nagu selliseks, et sa lõpuks ei saa enam aru, kas ta nüüd täpselt saab nii aru, nagu sa mõtlesid. Et jah ja ei mõtlen, ja loomulikult formaalselt on alati võimalik kõigest rääkida, mingist hetkest peab hakkama näitama. Näidates saab rohkem aru kui rääkides. Sa olid 2010-11 olid Tartu Ülikoolis mis sa siis tegid? Rääkisin, näitasin ka. Tegelikult püüdsin seda sama kuidagi edasi anda. Seal oli hästi palju neid teatriteadlasi ja mingisuguseid muid teatrihuvilisi ja filolooge ja mõned vist kunstiajaloolased ka. Mul oli alguses juba palju neid kuulajaid, mingi 85 inimest vist ja siis lõpus oli ikkagi kuskil pooled jäi. Aga mind nagu jätkuvalt huvitavad ennast väga lihtsad asjad, mis mõtlesid, et kas me ikkagi saame aru, millest me räägime, kui me räägime teosest. Mis on teose tunnusmärgid või kuidas me nagu tajume kunsti või mis on selle sügavam tähendus, kui keegi
väljendab midagi, kus on see nagu hea tahte ja maksimaalse püüdluse vaheline piir ja et mida me no ühesõnaga, et mina ise saan iga kord aru omast arust, kui ma nagu näen midagi, mis on geniaalne, aga küsimus on selles, et kas kõik saavad ühtemoodi aru sellest. Et see ongi see küsimus, eks ole, et mida me ikkagi räägime, kui me räägime teosest, mis on teos, noh, et igast kunsti võib teha, aga minu arust nagu ei ole kõik ei ole teos, noh, või alati on nagu tegu võib olla, aga teost ei pruugi sündida. Ja nii edasi, et noh, siuksed asjad mind huvitavad ja mind huvitab ka alati see erinevate tähenduste kokkupuutepunktid nagu. Et see teatri mõttes see lavaruum, ma vabandan, sest ma tean, kuhu ma kandideerin praegu, aga lavaruum ei huvita mind nagu maksimaalselt, mind huvitab täpselt samamoodi lihtsalt selle nagu osadeks võtmine. Just on täpselt samamoodi üks teatrilaad, see on kompositsioon, nagu seda on sümfoonia või raamat või ütleme mingisugune kuulutava kunsti tasandil kokku pandud kompa. Seda saab täpselt samamoodi analüüsida, võtta kittideks, eristada elemente. Inimene on üks element, aga me võime inimest ka käsitleda täiesti erinevatel, nagu võtta hääle eraldi elemendina, energia teda toodab, mingi rütmi, millega ta tuleb, inimesed omavahel, nende omavahelised lähedused, kaugused, pinged, mis tekivad ja nii edasi, et ma arvan, et see on see, mis on huvitav, et nagu lihtsalt rääkida sellest, et kas me teeme Tšehhovi praegu ajaloolises stiilis nagu nii, nagu ta algupäraselt on kirjutatud, me püüame teda retsilt kiskuda tänapäeva ja teha teda näiteks haiglas või kuskil muus põnevas kohas. Noh, kõik midagi muutu, eks ole. Teed haiglas või teed ajaloolises stiilis, kui sa ei lahenda seda mõtet, miks sa seda teed või mis kontekstis on seda tänasest päevast vajast üldse. Mis see interiori muutus ei too tegelikult. Oluline rõhutada ka selles osakonnas just autori ja looja arengut. Jah, ma pean silmas seda, et oluline on just sisu ja see nagu autori positsioon ja nägemus, et ma näeks väga hea meelega, et inimesed on võimelised ka ilma toetava tekstita looma midagi, mis on nagu teosena pädev ja samamoodi ilma lavastajapoolse tellimuseta võimelised millegi omapoolsega nagu välja tulema, mis ei välista meeskonnatööd, aga ma arvan, et see nagu oma nägemus ja nagu selle tervikuks vormistamise oskus on hästi oluline. Väga hea. Ma küsin, kas on meil tekkinud üks või kaks küsimust, mis veel jõuaks olla? Publikule on kõik väga selge. Hea loeng ja lahti selleks ei jäänud. Ei ole kellegi midagi küsida. Üks käsi. Autori positsiooni kohta, et mis arvab, kas seda on võimalik õpetada? Või on seda võimalik nagu toetada? Õpetada kindlasti ei ole võimalik. Just kunsti üldse ei ole võimalik õpetada. Aga on võimalik näidata, analüüsida, toetada, rääkida. No on ju. Minu meelest on niimoodi. Ma arvan, et kõik algab nagu sellest valikust, et kuskilt maalt on, ma väga arvan seda, et kuskilt maalt kogemus õpetab väga hästi, et kui sa ikkagi teed mingi aastaid ühte ja sama viga, siis sa mingil hetkel ei tee enam seda viga. Aga nullist õpetada kunstniku, kellel puudub nagu kompositsiooni taju, minu meelest ei ole võimalik. Et see peab kuskilt olema nagu antud, see on mingi loomulik kompositsiooni taju. Et sa nagu saad aru, kuidas asjad on nagu struktuurselt nagu maailmas omavahelistes seostes. Tundub. Võib-olla väga radikaalselt ütlesin, et ma ei tea. Kindlasti on võimalik õpetada nägema mingeid kvaliteete teostes ja see on minu meelest huvitav, et nii palju kui on indiviide on arvastaskida erinevaid lähenemise võimalusi. Võib-olla nende erinevate individuaalsete lähenemiste võrdlus on see, mis võiks olla üks väga suur osa sellisest vestlustest. Mul üldse endal kõvasti aega, kui ma hakkasin videotega mööda maailma tegema, siis mina nagu teadsin, mis seal töös on. Ja siis oli mingi kohtumine publikuga ja publik rääkis mulle midagi, millest ma ainult millega aru ei saanud. Nemad nägid seal hoopis mingeid muid asju ja mul võeti tükk aega, kui ma aru sain. Kui ma ei kavatse seista iga ekraani kõrval ja lakkamatult kätega vekkidelt seletada, mis on meil teed, siis see peabki olema nii. Ja sellest ajast ma olen lihtsalt
väärtustan järjest rohkem neid töid, milles on nii palju kihte, et iga indiviid, kes omab mingisugustki kogemust sellest maailmast, kus me praegu koos oleme, et ta suudab seda lugeda mingi tasandil või mitmel tasandil ja mida rohkematel tasanditel, seda paremaks. aga see peab olema kättesaadav ka seal kõige esmasel tasandil. Seda mõtlesin. Suur aitäh! Nüüd ongi nii, et toimub mingi väga pakiline, hästi kinni pakilist ei ole. Ma küsiks seda, et mida te õpetamise ja õppimise juures enim väärtustate? Ma kipun olema seda usku, et teha kogu aeg midagi. Praktiline kogemus on väga oluline. Mul endal oli niimoodi, et ega ma tegelikult kooli ajal oli nagu tagantjärgi on hea öelda, eks ole, ma olin selle õppeasutuse eelkäija. Et siis kunstiinstituuti astusin, kunstiakadeemia lõpetasin ja vahepeal jõudis valvel kunstiülikoolis. Et selle institutsiooni nimekirjas või hingekirjas olles olin ma tegelikult suhteliselt kehv üliõpilane, sest ma läksin kogu aeg oma projektide peale ja koolis olin nagu umbes poole sellest ajast, mis ma tegelikult pidanud olema. Aga ma tagantjärgi arvan, et see kogemus on suhteliselt nagu hea, mis ma tol perioodil hankisin, seepärast, et no mitte miski ei õpeta nii palju kui koguda nende inimestega, kes teevad seda tööd nagu ilujengega. Ja ma arvan, et see on nüüd, me libisime hoopis, ma ei tea millest, aga et ma saan ka üliõpilastest rohkem aru, kui mul on praegu hetkel loengud vabade kunstide magistritega, et sellel hetkel, kui ma andsin esimese reaalse ülesande ja tudengid tulid tagasi ja hakkasid näitama, mida nad on teinud, läks see vestlus hoopis teisele tasandile. Sest väga palju asju on võimalik näidata ja mitte rääkida, eks ole, või siis rääkida on võimalik, kui sa näed samal ajal, et sa annad nagu nii teise kihikoge. Sa näed nii palju asju, sa näed, kuidas inimene tunnetab, sa näed, kuidas ta nagu komponeerib, sa näed, kuidas ta rütmistab, kõik on nagu õige. Kõik on kohe selge, kui on nagu võimalik midagi vaadata. Et mida rohkem mis inimesed teevad, kes kunsti tahavad teha, seda parem. Muidu ei õpi üldse. Ja seda saa rääkida kogu aeg. See ei anna see rääkida mitte midagi. Ma olen õudselt hea lektor praegu, ma räägin hästi räägin. Aga jah, et see tantsiselaadne asi saabub ikkagi ainult siis, kui sa teed midagi ja paned sinna mingisuguseid isiklikke kogemusi nii palju, et see muutub kuidagi üldistub. Suur aitäh sulle, aitäh publikule ja teeme ühe värvise.